tervist. Kas sa tead neid inimesi? Tead küll, neid, kes on alati nii tugevad, kes saavad alati kõigega hakkama. Aga mis siis, kui selle tugevuse taga on peidus hoopis üks teine lugu? Lugu, mida me pole kunagi kuulnud. Täna me räägimegi just nendest, kes pidid liiga vara, liiga kiiresti suureks saama. Alustamegi just sellest küsimusest, eks? See on päris mõtlemapanev. See läheb otse asja tuumani. Kogemuseni, mida nii paljud kannavad endaga kaasas, täiesti vaikides, aga mis samal ajal kujundab absoluutselt iga nende päeva. Väga paljud meist kannavad ju sellist pealt näha edukuse ja toimetuleku maski, aga mis tegelikult selle fassaadi taga peitub? Üsna tihti on see lugu hoopis teistsugune. Ja see ongi see suur paradoks, eks ole. Väljaspoolt paistad sa nagu kalju, millele kõik saavad toetuda, aga sisimas sa tunned, kuidas see sama kalju pideva pinge ja väsimuse all lihtsalt mureneb ja nii paljud elavadki täpselt selles vastuolus iga jumala päev. Ja just sellepärast ongi nii kriitiliselt oluline aru saada, kust need tunded tulevad. Sest need samad mehhanismid, need strateegiad, mis aitasid sul kunagi lapsena ellu jääda, need võivad täna olla just need asjad, mis takistavad sul päriselt täiel rinnal elamast. Aga tead, sellel kogemusel on tegelikult ka nimi. Ja ainuksi sellele nime andmine on juba tohutult suur samm vabanemise poole. Vaatame lähemalt, millest me siis räägime. Psühholoogid kutsuvad seda parentifikatsiooniks. Ja see pole lihtsalt kuidagi kahjulik, see muudab sõna otseses mõttes lapse aju ülesehitust. Kujuta ette, sa nagu installeeritakse sulle tarkvara, mis on mõeldud pidevaks kriisiolukorraks, aga see tarkvara jääb tööle ka siis, kui oht on juba ammu möödas. Selles rollis olev laps õpib elama pidevas valveolekus, ta skanneerib kogu aeg ümbrust, ennetades riske juba enne, kui need üldse tekkida saavad. Ja see on ellujäämiseks muidugi vajalik, aga see on lihtsalt tohutult kurnav. Ja see pidev hüpervalvsus loob terve rea alateadlikke kirjutamata reegleid. Reeglid nagu näiteks, sinu enda vajadused on ohtlikud või armastus, see tuleb välja teenida. Need ei ole lihtsalt mingid uitmõtted, need saavad osaks sinu identiteedist. Aga okei, kuidas need lapsepõlve reeglid siis täiskasvanuna välja näevad? Tihtipeal on need sellised mustrid, mida me ise võib-olla isegi ei närka. Tuleb tuttav ette, see ülemäärane iseseisvus, pidev andmine, suutamatuse abi paluda või vastu võtta ja siin on nüüd oluline mõista, need ei ole sinu iseloomu vead. Need on sügavale juurdunud ellujäämisstrateegiad. Näiteks see tunne, et rahu ja vaikus on ebaturvalised, see on sellepärast, et su nervisüsteem õppis kunagi ära, et oht varitseb just siis, kui kõik on liiga vaikne. Just nimelt, sinu nervisüsteem lihtsalt harjub ebastabiilsusega ära ja see teebki tõelise puhkamise või turvatunde usaldamise nii uskumatult keeruliseks. Ja see ongi see kõige olulisem küsimuseks. Miks? Vastus ei peitu tegelikult üldse valikus, see peitub bioloogias. Vaata, ebakindel laps on valmis loobuma oma autentsusest, oma tegelikust minast, et säilitada sidehooldajaga. See on intelligentne ellujäämisakt. See ei ole mitte mingil juhul nõrkuse mark. Okei, kogu selle teadmisega tekib paratamatult küsimus, kuidas siis siit edasi minna. Tervenemise tee ei ole kindlasti lihtne, aga see algab ühest ainsast, aga täiesti revolutsioonilisest sammust. Mida see tähendab? See tähendab, et sa lõpetad oma kogemuse pisendamise. Lõpetad laused nagu, see polnudki nii hull, või teistel oli veel hullem, või ma jäin ju ellu. Ei, sinu valu oli reaalne. Punkt. Ja see tervenemise teekond, see ei ole mingi müstiline protsess. See koosneb täiesti konkreetsetest sammudest. See algab teadvustamisest, liigub edasi oma valu päriselt tunnistamiseni ja jõuab lõpuks sinnamaani, kus sa hakkad aktiivselt enda eest hoolitsema. Seda protsessi kutsutakse tihti varjutööks. See tähendab lihtsalt julgust vaadata otse nendele osadele endast, mis sa pidid kunagi ellujäämiseks alla suruma või ignoreerima. Ja jah, see on raske, aga see on absoluutselt hädavajalik. Ja see ongi kogu asja tegelik eesmärk. Asi ei ole selles, et sa peaksid saama kelleksi uueks. Asi on selles, et sa leiaksid uuesti üles selle, kes sa olid enne, kui sa pidid hakkama olema keegi teine. Kuule, probleem ei olnud kunagi sinu küpsuses või sinu tugevuses. Probleem oli selles, et sul polnud toona valikud. Aga täna täiskasvanuna on sul see valik olemas. Ja sa saad valida teisiti. Lõpetamegi selle mõttega. Sa ei saa muuta oma minelikku, see on tõsi. Aga sul on täielik võim ja kontroll selle loo üle, mille sa kirjutad alates tänasest päevast.
ja see lugu, see kuulub ainult ja ainult sulle.